Elvas on tüli lahti. Olev Paap väidab, et kurja juur on tema viinalembeline naabrimees Väino Padar. Padar pidavat vindis peaga räuskama ja ähvardama nagu üks ropusuuga voorimees. Aga minul on tunnistaja olemas, et ta lubas mu telliskiviga peal lõhki müüa. Sa ei ole ähvardanud, nagu politsei... Ma ei ole väljaski käia. Nagu politsei siin kirjutab, sina ei ole ähvardanud mu poissi, mina olen sind ka ähvardanud, eks? Erilist viha tekitavad aga Väino Padarile paapude penid. Lihtsalt käib mööda ja karjub abikaasale, Väino Padar on ta nimi, karjub, et kui te nüüd koeri suud kinni paneme, siis ma mürgitan nad kurradid ära, mis nad siin lõugavad, kurradi penid sellised, kõik ähvardus on seda laadi. Huvitav, kas Väino Padar on paadunud loomavihkaja või on siin mängus rappa jooksnud inimeste vahelised suhted? Ma ei tea, ta ei ole õige naabrimees, ka ta on lihtsalt siin käib, kas ta on koduabiline, mis ta on tihti, on ta purjus, räuskab siin, ähvardab lapsi, ropult sõimab siin ja mis tal on. Endal on küll neil 3 koera, aga ma ei tea, miks ta siis teiste koerade vastu viha tunneb ja need koerad samad moodi häirivad, võib öelda neid naabrid siin, kui seda asi võtta. Ühel hommikul avanes paapudele õõvastav vaatepilt. Kõige vanem poeg tuli koju hommikul ja siit, et koer oli seal imelkult aia juures esikäppade peal seda siia vaatas, et koer liiguta, muidu koer alati oli rõõmus hüppas aianael püsti, võttis saba. Aga siis ta vaatas, et koer on surnud. Siis tuli tuppa, ütles mulle, nagu siis ma tulin ka vaatama ehmatusest, et koer ongi surnud. Hommikul sellest hetkest, kui ma selle koera leidsin, siit surnune ja kõike seda asja ajada, see on nagu kõige lähedamise inimese kaotus, sest ta võib lugeda pereliikmeks. Viimane oli, kui ma viisin ta Tartusse lahangule, tõssin ta laua peale, panin tal lina peale, tegin viimast korda pai. Ja siis ma ka ise tulin koju ja siis ma murdusin täielikult, et olin täiesti šokis. Aga pärime ka teistelt naabritelt, mida nad Väino Padarist arvavad. On mees tõesti viinamees, kes loomi valmis tapma. Juhtub jah, et kui joob, siis kaotab reaalsus ära. Aga siis see võib täitsa tõele vastata, et tappis naabri koerad ära, jah? Ma usun küll, jah. Kui ta ikka võttis, siis on võimalik küll, jah. Nüüd sai Olev Paabu mõõt täis, sest just paar päeva enne koera surma olevat Väino Padar lubanud penidele otsa peale teha. Laps tuli siit koolist nagu seda tänat mööda koju, tema tuli siit väravast välja, läks sinna poe poole ja lihtsalt üle tee oli joogine ka, kinnitas, et kurat, kui need koerad ükskord vait ei jää, ma mürgitan ära. 13-aastasele poisil laps oli sellest nii šokis, võib-olla tuleb ükskord öösel sisse ja on terve pere tapetud. Kui politseist abi ei saa, ma ei tea. Meil ei ole ju sellist organit, kes korralikku inimest kaitseks. Väino Padari leidsimegi Elvast pikalt tänavalt vana kaubamaja kõrvalt. Võib-olla on rääkinud jokis peaga. Jokis peaga? Aga mina... Jokis peaga võib-olla mürgitas aga mina ei ole teinud talle ühtegi arst. Mina ütlen, kui tulin poes või puurid peaga olin võiti võtnud. Ütles poisile, tema poisile, jah. Et ma mürgitan ära, aga mina ei ole mürgitanud. Kui ma tuhka viisin teine päev, siis sa tulid joogid tee peale. Ma tulin ütlesin jah, et siis oligi koer surnud. Sa lubasid mul telliskiviga pää sisse lüüa. Lööngi. Jah, lööngi. Pimedas löön. Aga too tunnitad, et mina mürgitasin. No too näed, ma ajan asju. Siin on paberid. See läheb aega, aga ma võidan. Las läheb, aga võta tunnitad, kes nägi, et mina mürgitasin. Joo, sõber, joo ennast täis kus siga. Väinol on õigus. Kõik algab tunnistamisest ja uurimisest. Olev Paap tormas Elva politseisse konstaabel Mart Preti juurde avaldust kirjutama. Avaldusse märkisin ka ära lapse ähvardamist ja abikaasa ähvardamist korduvalt siin suvel. Ma ei oleks neid asju muidu andnudki politseisse, kui kohalik loomaarst ei oleks ka kinnitanud, et nende maksenäitajatega viitab kohe otse selle mürgitusele nagu. Koera surm on mürgitus. Olev Paap sai aga hiljaaegu ka Elva politseist vastuse. Olev loeb sellest välja, et tema koerte tapmine, lapse ja naise pisarad pole väärt isegi väärteo asja. Ja politseist sain nüüd eile igasuguse eitava vastuse, helistasin ka politseisse, öeldi, et need ei ole mingid andmed, et seal on ka veel 3 muud põhjust, mis võivad olla surmapõhjused, et need me aktsepteeri nagu. Ja ma ütlesin, aga seal on lapse ähvardamine ka, et
aga seda ei saa ähvardusena nagu võtta, et seal ei ole mingit nagu koduse vara vastu seda ähvardust või mitte millegi vastu, et seda ei saa ähvardusena võtta. Mida on politsei esindajal öelda? Kas ehk nii-öelda loomamuredega pole siis mõtet Eesti riigis politsei poole pöörduda? See on kindlasti kahetsusväärne, et politsei oma küll keerukat ja ilmselt raskesti lahendatavat ülesannet lahendades jõudis nüüd olukorrani, kus inimene absoluutselt politseiniku käitumisega rahul ei ole, kuid konkreetne piirkonna konstaabel on väga kogenud ja oma piirkonda hästi tundev ning seni inimestega suhtlemisega väga hästi hakkama saanud, nii et tõenäoline on see variant, et ta tundis, et selles asjas ei ole tõesti realistlik mingit paremat tulemust saavutada ja selle ausa väljaütlemine tekitas siis loomulikult vastava ärrituse ja sealt ka ilmselt siis selline kahetsusväärne konflikt. Kui ikkagi mitte midagi erilist kogutud ei ole ja teada ei ole, siis on väga sageli nii-öelda tõendid vastuolulised ja kindlat otsust teha ja raske. Kuidas aga siis Paapude koeratappu lugu lõpeb? Ametlikku juurdlust ei alustatud, perekoer on tapetud ja ehk on ka teiste penide elu jätkuvalt ohus. Kelle poole peaks Olev Paap veel pöörduma? Parem asja ajada ametlikult ja läheb, kui kaua läheb, et nagu õiglus peab jalule saama, et ma ei ole sellist tüüpi inimene, et nüüd loomahinge kallale minna, kuna peremees nii jabu on. Sa lubasid mul telliskiviga pää sisse lüüa. Jah, lööngi. Pimedas löön. Too tunnistad, et mina mürkitasin. No too on, näed, ma ajan asju. Siin on paberid.